Tere, mina olen Gert, ma olen bowlingutreener ja 6-kordne Eesti meister bowlingus. Siin on 3 nõuannet harrastajatele. Number 1, et bowlingus visatakse 5 sammuga. Paremakäelised alustavad vasaku jalaga, vasakukäelised alustavad parema jalaga. Ja praegu räägime siis paremakäelistest. Vasaku jalaga alustame, vasaku jalaga lõpetame. Aga nüüd on väga tähtis ajastus. Mis tähendab ajastus bowlingu viskel? Et millal me palli viime nii-öelda siia kiikuma, ehk siis pendlisse. Kõige lihtsam harrastajatele on soovitus, et teise sammu ajal me hakkame palli ette liigutama. 1, 2 ja sealt vise läheb ise loomulikult lõpuni. Näitan ühe viske ka siis teile. Teise sammu ajal ma hakkan palli liigutama. 1, 2, 3, 4, 5. Soovitus number 2. Kui me viime palli pendlisse, kasutame võimalikult vähe jõudu. Ehk siis pendel peab olema gravitatsioonipõhine. Miks see nii on? Sest et kui käsi liigub vabalt, me oleme stabiilsemad. Kui me kasutame liiga palju jõudu, siis me kasutame liiga palju lihasjõudu. See on iga päev natuke erinev ja täpsus on ka selle tõttu häiritud. Ehk siis võimalikult vabalt pall kiikuma viskes. Ja lõpetuseks 3. soovitus. Kui me laseme palli lahti, käsi võiks liikuda natuke edasi peale palli vabastamist, et ei jää käsi siin seisma, et me ei tõmba seda jõuga ära, vaid laseme palli lahti ja käsi liigub ilusti tahetud joone suunes edasi.